Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 3. osa. Jätkuvalt salvestame seda Pärnu huubis. Mina olen Regina Jaakson ning täna kutsusin külla endale inimese põhimõtteliselt kõrvalt majast. Tere tulemast, Kaili Viidas. Tere, väga tore on siin olla praegu. Praegu on tore ja veel. Praegu on väga tore olla ja siin on väga mõnus olla, väga head ruumid on siin. No me oleme, Kaili, sinuga raadioeetris ikka korduvalt rääkinud ja meie jutud on olnud seinast seina, nagu tõesti seinast seina. Kuidas tänane jutuajamine kujuneb, ma ei tea, eks paistab, tuleb ka ilmselt seinast seina. No tore, väga tore, üllata mind. Aga ma ei tea, alustame siis selles mõttes ikkagi natukene nagu töö poole pealt on ju. Et sa jäid mulle siin iluti korraks televiisori vahendusel silma enda tegemist ja toimetamistega. Ma tean, et sinul on nagu selline heas mõttes tung sees kogu aeg midagi teha. Nii palju, kui ma sind tean, nii palju, kui mul on õnnestunud rääkida sinuga raadioeetris, siis on sul neid erinevaid projekte olnud teinekord isegi, mulle tundub, et mitu tükki korraga käsil. Võib-olla mul on jäänud selline mulje lihtsalt. Aga praegu, kus sul praegu see fookus suunatud on? No sul on see tunne on väga õige. Jah, et nii ongi, et ma tõesti ei ole selline, kes istub ja süveneb ühe asjaga, kuigi ma vahest tahaksin, et oleksin niimoodi. Aga tõesti, seda mul on siis niimoodi, et ma teen mitut asja korraga ja siis mul tekib see paus, nii-öelda nagu vaakum, kus ma võtan selle aja, aga mul alati ei õnnestu see aja võtmine. Et seda ma olen ikka pidanud siin õppima eneseregulatsiooniga tegelema, et piltlikult öeldes, et kalendrilehti kinni kleepima, et sinna midagi kirjutada ei saaks. Et sellega ma olen pidanud hästi palju vaeva nägema. Aga praegu ka, jah, et ma vist saan öelda ikkagi seda, et aktiivselt praegu ma tegelen 3 lavastusega paralleelselt, erinevad, sellised erinevaid väljakutseid pakkuvad, erinevad ülesanded, sisuliselt, vormiliselt, lokatsiooniliselt, nii-öelda, et kõik on erinev, mis nende asja sees saavad olla, et ilmselt paljude jaoks võib-olla see olekski nagu selline nagu, et miks ma seda nagu endaga teen või seda on mu käest väga palju küsitud. Mina ei saa seda ju niimoodi võtta, et miks ma seda endaga teen, see lihtsalt käib vist minuga kokku, mis on tegelikult on aus vastus see, kuigi praegu endal on küll selline tunne, et eks ma sellisest parajat kübaratrikki teen, et sellega nagu toime tulla, aga kuna need on minu jaoks nii selged, et kuhu suunas ma liigun, siis ma nagu ei karda. Et ma teen paralleelselt, siis põhimõtteliselt ma valmistan ette siin Endla teatris praegu seda Hamletit ja siis ma teen samal ajal valmistan ette, mitte ma samal ajal ei proovides, need proovid on ikkagi erinevatel aegadel, aga Rakvere teatrile sellist lavalugu nagu Tikutoos ja siis 3. on selline suvine projekt Raimond Valgre siis lugu Raim, et mida siis tuleb täitsa iseenda produktsiooni alt välja Pärnus, Kuursaali õuel. Et need on nii erinevad väljakutsed kõik, et millega silmitsi seista, et huvitav on, elu on väga huvitav hetkel. No mina seda tausta ju sellisel kujul ei tea. Kas see on lavastajatel kõigil tavapärane, et nii palju projekte käsil on või see on lihtsalt heas mõttes sinu kiiks? Ma ei tea ausalt öeldes, tegelikult ma ei ole väga uurinud, kuidas teised seda metoodikat enda jaoks nagu on. See on puhas selline protsessi juhtimise teema, et kas ma suudan selle, mõnel on protsessi juhtimine parem, mõnel on nõrgem, ja iseenda juhtimisoskus ka. Et see on hästi oluline, et kõrvalt võib inimene väga mures olla, kui vaatab, kuidas sa teed või toimetad. Teatrimaastikul on väga hea näide on Kristjan Suits näiteks, mismoodi tema teeb lavakujundusi, et seal ligi 20 tuleb neid iga aasta välja, võib-olla päris mitte nii palju, aga selliselt 15, juba 10 tundub mulle palju, eks ole, et ma ka küsisin kunagi tema käest, et kuidas sa seda teed, et ikkagi iseenese regulatsioon ja iseenda protsesside juhtimine on selle taga tegelikult, et see on suur töö, see on selline fookuse hoidmine, ilmselt see on see kergelt selline
nii-öelda Exceli armastus, nii-öelda Exceli tabeli armastus, et sa oskad asju Excelis vaadata, mitte sa nii-öelda ei kulge nii-öelda, kuidas tuul juhib sind, vaid ikkagi see on, see nõuab nii-öelda nagu jah, mingisugust süstemaatilisemat mõtlemist võib-olla. Seda ma ei tea, kuidas teistel lavastajatel see asi käib, päriselt ei tea. Et ma olen aru saanud, et väga erinev, nii nagu inimesed on erinevad, täpselt samamoodi on lavastajad väga-väga erinevad, et mismoodi nad töötavad. Kas sinus on selline oskus olnud ennast juhtida alati olemas või see on kuidagi nagu ajaga tulnud, kuna projekte on nagu järjest juurde tulnud? Ei, ma arvan, et see on ikkagi tulnud juba kuskilt lapsepõlvest. Ma arvan, et see on kodus tulnud, et ilmselt läbi isa, et isa on hästi süstemaatiline, et mul on oma isaga hästi palju sarnaseid jooni, kas või sinnamaani välja, et asjad, nii-öelda ütleme, kruvid on õigetes karpides süstematiseeritud suuruste ja peatüüpide ja läbimõõtude järgi ja mis materjali sisse miski läheb, et niisugune kodeerimine käib nagu asjadega kaasas, et kes mul kodus külas on käinud, need teavad, et minu kartoteegikapp on korras nii-öelda. Et see ikkagi tuleb sealt kodust ikkagi kaasa ja kui ma olin ikkagi väike tüdruk, nii-öelda koolitüdruk, et siis minu päev ikkagi lõppes õhtul hilja, et mitte see, et koolipäev läbi, siis on vaba aeg, lähme õue möllama. Minul kestis see edasi, et mind ei ole kunagi nagu pandud lapsena sellesse olukorda, et ma pean kuskil ringis käima või millegagi tegelema. Ma tegin seda ise, ma tegin ise oma valikud väga varakult, alates 3. klassist, ma arvan, ma valisin ise, kus ma käin. Et kuidagi niimoodi see asi on, et ilmselt mul on väiksemad vennad ka kodus, siis see suurem õde võtabki selle nagu positsiooni juba, et mina saan hakkama, mina olen suur. Et sealt see kuidagi see kujunemislugu ilmselt nagu pärit on. Me mõtleme, kas me olemegi sinuga üldse rääkinud sinu noorepõlve hobidest ja tegemistest. Mul ei tule meelde ausalt öeldes. Võib-olla oleme, aga on see väga ammu ilmselt olnud. Ma arvan, et ma ei ole sellest mitte kellegagi väga rääkinud avalikult. Kas sa täna oled valmis rääkima sellel teemal? No oleneb, midagi ma juba rääkisin, eks ole. Et seega ma olen ju tegelikult Tallinna tüdruk hoopis Tallinnast tulnud ja jõudnud siis nii-öelda Pärnusse tagasi, et minu ema on Pärnust pärit tegelikult, käinud samas koolis, kus kohas mu oma lapsed praegu käivad, et mul on selline nagu mingisugune ring, nagu justkui sai nagu sellega uuesti täis, et minu jaoks on see huvitav jällegi. Aga hobid, millega sa tegelesid noorena? No minust pidi ikkagi kunstnik saama. Et kunstnik või näitleja, et see oli kuskil 3. klassis oli see, et ma mäletan, et kui oli sellest juttu, et kelleks sa tahad saada, siis minu vastus oli seal juba näitleja. Aga ikkagi ma käisin seal vahepeal ära nii spordikarjääri mõttes nii-öelda, et unistasin korvpallurist ikkagi, korvpalluriks saamisest, aga minul ei ole seda pikkust sellisel kujul, mida võiks olla. Aga jah, et treener ütles ka ühel hetkel, et eks sa pead oma valiku tegema, et kus sa lähed, et mis suunas sa lähed. Aga kuna ma õppisin ka väga hästi, ikka tõesti hästi õppisin, et ma olen niisugune oivik ikkagi, hästi aktiivne oivik, et selline, kes nagu kooli kõrval, et Gustav Adolfi gümnaasiumis on ju väga tugev nagu õppekallakuga kool ikkagi. Et ma käisin reaalklassis veel, et minust ikkagi oodati sellist, kes läheb kas geenitehnoloogiat õppima või midagi sellist, et ja eks õpetajad olid ikkagi nagu imestunud ka, et kui ma otsustasin, et ma lähen hoopis kultuurivaldkonda, kuigi mis seal imestada, selles mõttes, et ma nagu mingist hetkest ikkagi kooli ajal ma hakkasin ise juba näiteringi vedama ja tahtsin nagu selles mõttes sellega nagu seotud olla, et ise valida materjali, ise kirjutada materjali noortega koos, et oma eakaaslastega. Et see oli selline nagu vanemas kooli eas. Aga sport on minuga alati olnud ja ma mõtlen, et ma ei tea mitmes erinevas kunstiringis ma nagu käinud olen, et kus kohas sai joonistada, maalida, kleepida, lõikuda. Et neid on ikkagi ka väga palju olnud, et niisugused 3 suunda on olnud, millega ma põhiliselt olen tegelenud, aga sinna vahele mahub ka igasuguseid toredaid katsetusi väitlusklubide või mingite taoliste asjade näol ka. Aga tänapäeval sinu suhe kunstiga vahepeal kodus maalid, kleebid, lõikad? On sul selleks aega üldse? Kahjuks väga vähe.
aga mulle väga meeldivad nüüd, ma olen Pärnus ainult 1 korra käinud, ei, tegelikult ma valetan, 2 korda olen käinud, et drink and roll, see on selline, minu jaoks selline eneseületamine ka, et ma lähen teistega koos joonistama. Et seal on ka ikkagi see selline, et kuidas tema joonistab, kuidas mina joonistab, kui keegi ei vaata seal, aga ikkagi enda sees on see tunne olemas. Et ma nüüd mõtlengi, et kas äkki oligi vist see reede on drink and roll, ma võin nüüd eksida, aga nüüd kohe on uuesti drink and roll ja siis ma vaatan, kas mul see õhtune aeg, kuidas mul perega klapib, kui ma saan minna, siis ma tegelikult läheksin veel, et eelmine kord, kui ma käisin, siis see oli siin hilis suvel, vara sügisel, et ja see annab mingisuguse mõtlemise aja või sellise aja mahavõtmise võimaluse, et sa lihtsalt oled, on modell, on paber, on pliiats ja sa lähed lihtsalt käega kaasa ja kuidas silm ja käsi koostööd teevad, et minule see väga meeldib, et kui ma mõtlen, et kas ma kodus ma ei jõua joonistada, sest et lihtsalt minu meelest on lastega nagu see kvaliteetaja nagu võtmine, see lastega koos ma ka olen joonistanud, issand, see jälle, tegelikult ma ikkagi joonistan kodus, aga et see ei ole mitte iseenda pärast, vaid see on nagu lastega ühistegevuses, et me õudselt palju meisterdame lastega kodus. Et meil on terve elamine täis mingisuguseid imelikke katsepurke, imelikke mingisuguseid papist monstrumeid. See on nagu natukene liiga loominguline see keskkond vahepeal, et minu sellise süstemaatilise mõtlemisele on see väga raske teinekord, aga siis jälle emme tuleb suure hooga, paneb kõik niimoodi karvased traadid siia, värvilised suled siia, käib mingi meeletu nagu sortimine jälle ja siis seda lapsed kuidagi teevad nagu ka kaasa, et võib-olla neile tundub see loomingulise tegevusena, aga võib-olla see on süstemaatilise mõtlemise nii-öelda nagu õppetund hoopis neile, ma ei tea, mida nad sellest mõtlevad, et ega me tegelikult ju seda ei tea, milles meie lapsed hakkavad meid süüdistama täiskasvanu eas. Meie ju teeme kõik nii, nagu ma arvan, et on kõige parem teha. Et ma arvan, et minu vanemad ka ei arvaks elu sees ära, et mis nad valesti on teinud. See kindlasti ei ole see, mis nad arvasid, et nad valesti teevad, sest me kõik mõtleme, et mina oma lastele ei tee seda, mis minule tehti. Et kuidagi hästi sageli ma taban nagu seda, et täiskasvanud mõtlevad niimoodi. Et ja mulle tundub, et see loominguline pool, et ma luban lastel hästi loominguliselt käituda, nii ütelda, see võib olla hoopis ühel hetkel, nad on täiskasvanud, ütlesid, issand, meie kodus oli siuke boheemlase kõhkond, mitte mingit korda ei olnud, ma oleks tahtnud matemaatikat õppida hoopis, et võib-olla on hoopis see nagu väga halvasti, mis ma teen, ma ju ei tea seda, sest et süüdistus ei ole kunagi ju mitte seotud selle inimesega sageli, kes seda teeb, vaid ikkagi see, kes süüdistab, et miks ta seda teeb, et kus see tema valupunkt on, et sealt tuleb ju tegelikult see, kuidagi see impulss. Ja, väga kihvti osa teid välja, tõesti me lapsevanematena tahame ju kõik teha õigesti, eks ju, aga lapsevanematena me peame arvestama seda, et me ei saa kunagi kõik õigesti teha. Ei ole võimalik. See sinna on viga eos juba kokku sisse kirjutatud, et see vastuolu on ilmselge, sest tema on ju teine inimene, sa ei tea, mida ta tegelikult tahab. Et võid proovida mõista, aga alati see ju ei õnnestu. Issand, sa tõid praegu väga huvitava nüansi, kust ma hüppan kohe sinu lavastaja töö juurde, et ka lavastajana pead sa ju ära tabama selle inimese nüansi nii-öelda, on ju, et kuivõrd tema nagu samastub selle rolliga, kus sina teda näed, eks ju, see on ikka väga hea tunnetus peab olema. Ja peab, alati see ei tule ka välja, et alati ei saa aru, kes su vastas on inimesena. Et ja sageli on see seotud ikkagi ka väärkujutlustega, et kes su vastas võib olla. Aga mul on üldiselt on ikkagi olnud väga häid koostöid näitlejatega, sest minu meelest hea lavastus sünnib ikkagi siis, kui näitleja ja lavastaja omavaheline klapp sujub. Et nad ei pruugi ühel nõul olla, aga see mingisugune sarnane nii-öelda nagu väli peab tekkima. Et ma ei saa öelda sarnane mõtlemine, pigem see ei pruugigi kasulik olla. Igasugune vaidlus on alati nagu hea, kui see on õigustatud. Aga kusagil on piirid, et kuskil on näitleja vastutusala ja kuskil on siis lavastaja vastutusala. Ma tegelikult tooksin siin täpselt samamoodi paralleeli lapsevanema ja lapse vahel. Et samamoodi, et minul lapsevanemana mina vastutan selle eest, et laps saaks areneda.
ta saaks, et tal oleks soojad riided seljas, et ta saaks ennast väljendada, et ma juhiksin ta ohtudest, karidest mööda. Ja samamoodi on tegelikult lavastajana, tegelikult sul on näitlejaga töö on väga sarnane, et ta saaks ennast väljendada selles rollis. Kui ta hakkab kuhugile valele poole kuhugile minema või teise suunda, proovitada sealt välja juhtida, aga jätta see vabadus või jätta see otsustusõigus. Ja seal alati see kõik ei õnnestu, sest seda ei ole alati lihtne. Samamoodi nagu lapsega suhtluses alati ei õnnestu. Laps ka ei saa aru, mida sa tahad. Näitleja ka ei saa aru, mida sa tahad. Et see võib tunduda täiesti nagu isegi sellise nagu väga tugeva nagu huvide konfliktina teinekord. Aga lõppkokkuvõttes on tegemist mõlemal juhul pisikese nii-öelda nagu kooslusega või sellise nagu perekondliku loomingulise kooslusega. Kuidas lavastaja töö sellisel nagu puhul nagu välja näeb, et kui sul on tükk, mis sul on endal nagu peas vormunud, et seda ma tahaks kuidagi nagu siis interpreteerida, kuidagi nagu tuua esile, eks ju. Kas sul on kohe olemas nii-öelda näod silmees, kes kus rollis on? Või see hakkab kuidagi nagu mingi protsessi käigus nagu selgeks saama? Ma arvan, et ma olen igasuguseid variante läbi teinud. Et mul on olnud nii pidi, et mul on öeldud, et sellel näitlejal oleks vaja ühte väga head rolli ja ma olen hakanud otsima just läbi selle näitleja. Ma olen lugenud materjali ja mul lööb ette, see on selle näitleja roll, ma tahan seda teha. Või on olnud see variant, et ma loen mingisugust raamatut ja mul tekib tohutult tugev kujutluspilt, kuidas see teatris võiks olla ja siis ma hakkan alles mõtlema, kes seda võiks teha. Mul on olnud ka niimoodi, et mulle antakse täpne kooslus ette, see materjal, need näitlejad, et kas sa soovid teha ja see on kõige keerulisem variant, ma pean ütlema, sest sellega on see, et see on kellegi teise nägemus, mida sulle antakse tegelikult teostada. Ja see on ikkagi näitleja valik sellesse materjali nii-öelda rollidesse on loomingulise töö osa. See on üks olulisemaid osasid tegelikult teatris. Kes seda mängib, sest sellega koos tuleb terve maailm kaasa. See ei ole lihtsalt, kas see nägu sobib või ei sobi, sellega tuleb terve kosmos, kõik tuleb juurde. Et mul lemmikud protsessid või kus mul toimub see nii-öelda kõige suurem moment on ikkagi nendel hetkedel, kui ma loen mingisugust materjali, raamatut ja mul tekib seal kujutluspilt, see visuaalne mingisugune kujutluspilt, sest ma mõtlen visuaalselt ja mul tekib seal see tunne, et ma tean, kuidas ma seda tahan. Ma tean, mis siia on vaja. Ja siis sealt tuleb tavaliselt hästi kiiresti ka see, ma tean, kas seda mängib. Ja mulle meeldivad need momendid enda jaoks. Sest mulle tundub, et nendel momentidel sünnib selline nagu tilluke teatriime minu jaoks. Et ma viin mingid 1+1 on 2, ma saan aru. Hästi lihtsa asja, ma avastan enda jaoks, et 1+1 on 2. Ja see on alati need väikesed avastused, et kui ma tean kogu aeg, et 1+1 on 2, siis see nagu ei ole huvitav. Aga just see avastamine, selle võib-olla ilmselge avastamismomendid. Ja see pirn, kui lööb peas põlema, nii ongi. Jah, just, ja see võib-olla teise jaoks täiesti loogiline asi, see võib-olla nii, muidugi on nii ju, aga minu jaoks ei olnud, et ja see moment ja mul on alati nii kahju, keegi selle ära rikub nagu sellega, et kui ütleb ka, et aga mis see ei ole üldse huvitav mõte ju, et keegi on teinud seda, siis on küll, et olgu, tore, et ma just mõtlesin, ma tegin enda jaoks mingi tohutu avastuse. Ja see on nii halb, kui keegi seda ütleb. Ja see on nagu teeb haiget ka. Aga see on selline, siis kehitad õlgu ja mõtled, et kas sa usaldad oma mõtet või ei usalda oma mõtet. Et lähed sa siis ikkagi just kui käidud rada pidi kellegi jaoks, aga mina ju ei ole seda teed käinud. Et see on üldse, see on üks kõige rumalamaid asju vist, mis saab loomingus mõelda, et seda on juba tehtud. Ei saa öelda nii. Et seda on juba tehtud. Ja siis mina ei ole teinud. Need inimesed ei ole teinud. Ja nagu ma ütlesin ennem, see sama kes on võtmetähtsusega, sest et sealt tuleb ju teised nüansid, teised tasandid tulevad juurde. Et et sellise nagu üleoleva suhtumisega mingisugusesse valikusse suhtudes me tegelikult lõikame ära võimaluse luua.
et no, nii nagu suurepärane ütlus, et loovus sünnib igavusest, et sul peab olema loominguliseks momendiks peab olema kuskil tühi koht. Ja kui sa arvad, et mul on nii igav, midagi ei toimu, siis tegelikult oled sa õnnelik inimene, sul on võimalik praegu avastada. Et kui sa oled kogu aeg töös, mul on seda kõike on vaja teha, nendel momentidel ei seda momenti, see ei mahu sinna vahel ära lihtsalt. Et peab korra tekkima see nii-öelda nagu pimedas augus istumise momenti on vaja inimese jaoks. See ruum. Jah, just. Aga need 3 projekti, vist võib niimoodi öelda, mis sul hetkel siis käsil on, kuidas need sinuni jõudsid? Ühe sa küll nüüd, nagu ma aru saan, on sinu enda produktsioon, eks ju, aga kuidas kõik need ideed siis nagu vormuma hakkasid, et hakka kusagilt lihtsalt minema ja vaata, kuidas sul jutt jookseb? Võib-olla alustaksin selle tikudoosi jutust võib-olla hoopis, sest see on minu jaoks väga eriline projekt. Väga eriline töö on tulemas. Seal on paar asja, millega ma ei ole ennem kokku puutunud, aga see alguse moment on ikkagi niipidi, et mulle pakuti materjali. Ja ma pidin seda tegelikult algselt tegema eelmine aasta üldse. Ja mulle pakuti seda näidendit lugeda ja näidend on ühele näitlejale, ühele naisele. Ja mul ei öeldud näitlejat ette. Ja ma lugesin selle läbi ja mul tekkisid teatavad hirmud, et huvitav, kas nad on mõelnud, kes seda mängib. Ja kui ma siis Peeter Raudsepale, Rakvere teatri loomingulisele juhile helistasin, et materjal on huvitav, seda võiks teha. Ja kui siis läkski näitleja peale jutt, siis ta ääri-veeri pakkus mulle Silja Miksi. Ja mul oli sellel hetkel, kui ta selle nime välja käis, siis mul nagu plahvatas peas, et teisiti ei saagi olla. Et see oli minu jaoks nagu kivi langes südamelt, et appis on nii hea kooslus. Silja Miksiga me käisime samal ajal temaga näitlejaks õppimas. Tema oli vanemal kursusel, mina olin nooremal kursusel ja ma imetlesin seda Siljat tohutult, ma imetlen teda siiamaani. Ta on väga heade impulssidega, väga tugeva sisemise leegiga ja ta suudab väljendada väga hästi 2 plaani korraga, vähemalt 2. Et ta ei ole selline nagu, kuidas ma ütlen, väga selline nagu, inimesed ei tea teda võib-olla väga hästi Siljat niimoodi. Nüüd tal tuli väga lahe album välja, kusjuures Toora. Et seda tasub kuulata, et seal on ka ta väga eriliselt mõelnud, et mismoodi need laulud tal on kõik tehtud näiteks selliste nagu rollide pealt hoopis, et need on nagu rollide laulud, et väga-väga huvitav mõte, et mina ei tea, et keegi teine oleks niimoodi teinud ja see, millised need laulud ka on, need väljendavad seda Silja mõttemaailma minu meelest hästi kenasti, mismoodi ta üldse, millise pühendumisega ta oma rollidesse suhtub. Ja see on näitleja töös ilmselt üks huvitavamaid aspekte, et näitleja on alati kõige suurem spetsialist sellel hetkel, kuidas seda rolli teeb. Nende teemade spetsialist ja see, mida tema väljendama tuleb, see nüüd olenebki sellest näitleja sisseminemise nii-öelda võimekusest. Ja Siljal on see väga tugev. Ta on väga pühendunud ja töökas ja temal on nii seda nii-öelda nagu soojust kui ka kargust, ta võib olla väga julm ja vastik laval, ta võib olla imeilus, õrn, haavatav, ta võib olla nii-öelda nagu selline nagu kibestunud, ta võib olla samas nagu selline pehme padi, millel maanduda ja see näitemäng nõuab seda nii-öelda näitleja täispalleti väljapanekust, just nagu psühholoogilise palleti väljapanekut. Ja sellist erilist tööd päris üks ühele töötamist mul ei ole olnud.
mul on olnud küll siin mõne näitlejaga väga tugev selline nagu koostöö, kus saab minna väga sisuliste momentidena, et mul on olnud, mul on Agoga näiteks olnud neid momente, Ago Andersoniga selliseid momente koomilise näitlejaga just, kus me leiame selle karakteri või tegelase hoopis teisest kohast näiteks. Või Marika Barabantšikovaga, kes on siis ju ka Pärnu juurtega tegelikult Pärnust pärit näitlejana, et temaga mismoodi ükskõik oli see Preili Julie või oli see Elleni sekund, mida praegugi mängitakse, et see kontakt nagu näitlejaga on nii oluline ja see valmisolek ka, et Siljaga sellisesse nagu protsessi minna on nagu ülioluline. Silja ootab, mina ootan. Seal võib ka nii juhtuda, et ootused kirivad üle, aga mul on praegu väga hea sisetunne selle koha pealt, et väga kvaliteetne töö on tulemas. Sisuline, kvaliteetne, intiimne, psühholoogiline töö. Annad sa natuke tausta ka, et kas see siis on ühe naise sisekaemus või mis see nagu mõne sõnaga, ma tean, et nii palju, kui ma mäletan, ega näitlejad ja lavastajad ei reeda tükke üleliia palju, aga kas mõne sõnaga saad öelda, mis see taust on? Saan küll, ma korra tahan kommentaarina öelda võib-olla vahele sellele, mis puudutab seda mitte rääkimist nii-öelda oma töödest, et see on nagu kombeks olnud, aga mul on tekkinud viimasel hoopis teine tunne, et on teaduslikke uuringuid, kus tuuakse välja just nimelt seda, et mida rohkem on inimene kursis nii-öelda nagu teda ees ootavaga, seda sügavama ja tugevama emotsionaalse elamuse on ta võimeline saama, sest ta oskab jälgida, ta oskab oodata, ta oskab otsida, ta on nagu juba kaas, et kui ta, aga see alati, see ei ole reegel tegelikkuses. Ja mulle tundub, et teatud määral ikkagi avamine on oluline. Et ma ikkagi peaks teadma, kelle või millega ma kohtuma tulen. Et see lugu toimub sellisel väikesel Iiri saarel, kus väga palju inimesi ei ole, aga see naine on sinna nagu siis pakku läinud maailma eest, inimeste eest, kes teda ümbritsesid. Ja ta on pakku läinud sellepärast, et teda tabab väga tugev isiklik tragöödia. Ta kaotab oma lapse ja vägivaldsel moel. Ja selle asjaga toime tulek, see ei ole ainult leinaprotsess, aga see on inimeseks kasvamise protsess läbi selle. Hästi keeruline punkt, et me kõik oleme oma teatud eluetappidel väga lähedasi inimesi kaotanud või olnud sellele väga lähedal, et me kaotame. Kui õnnelik inimene, kes ei ole pidanud sellega kokku puutuma, et ma loodan, et äkki mõni on, kuigi väga kahtlen. Et see on selles mõttes on ta selline punkt, millest väga paljud kardavad teatris, et võib-olla on liiga tõsine teema, aga tõsist teemat on võimalik väga erinevalt käsitleda. Ja selles loos see näitlejal on võimalik käia ära nii-öelda nagu andestamisest kuni sügava kättemaksu tundeni. Et kui palju viha võib inimesest tekkida ja kuidas see viha lahtub ja mismoodi päriselt ennast üles korjata, mis asi on andestamine. Mismoodi on see mõistmine, et mismoodi on võimalik, et nii-öelda pisike jumala talleke võetakse ära ja kas sellel on mingi tähendus. Et kuna iirlased on tunduvalt nagu sellised spirituaalsemad või usklikum rahvus kui meie, siis seal on ka väga palju sellist nagu enesega dialoogi või ka nagu siis läbi enesega jumalaga dialoogi. Mismoodi, kes ma olen siin maailmas, mis on minu koht siin üleüldse, mis ma edasi teen. Et suured küsimused ja see üksi olek nende küsimustega on inimestel väga sageli selline, seal tekib selline nagu reetmise tunne võib-olla, inimesed on erinevad, aga see, et mul ei olegi kedagi. Isegi kõige lähedasemad inimesed on see ema, isa, sõber, ka nemad lükatakse sageli kõrvale, et ei võeta vastu. Et
ma arvan, et see lugu pigem õpetabki meid mõistma seda nii-öelda nagu itkemise õigustust. Et inimesel peab olema aeg nutuks, inimesel peab olema itkemise aeg, see valu läbitegemise aeg. Et see peab olema. See ei ole mitte, et me istuksime selle peal, vaid me peame sellest tulema ülesse. Et kuidas sealt ülesse tagasi tulla. Et see on väga psühholoogiline ja ilus liikumine selle sees. Mul on väga hea meel, et sa tausta avasid, minul tekitas huvi rohkem kui lihtsalt pealkiri, ilma naljata. Sest et nagu sa ütlesidki, et väga paljud inimesed on kedagi kaotanud või sellele lähedal, et kedagi kaotada, eks ju. Ja tihti selles hetkes nagu ongi see, et aga ma olengi selles maailmas üksi. Ja siis, kui sulle keegi näitab, laval alati on elu. Laval on elu, tõlgendus lihtsalt, eks ju. Ja kui keegi näitab lavalises plaanis, et aga mina saan niimoodi hakkama, äkki sa leiad selle samastumise momendi ja sa saad ka sellest välja tulla. Et see lugu tundub tõeliselt paeluv olevat, nii et kuna seda näha saab? Ta nüüd esietendub siin pärast jaanipäeva, et me teemegi proove niimoodi 2 jaos, et ma siin teen talvel sellise nii-öelda, kuidas ma ütlen, maratoni edasi-tagasi Rakvere-Pärnu, et selline periood on mul tulemas, et ma tutvun väga hästi selle maanteega, et aga jah, et me teeme praegu proovid suures osas praegu ära ja siis läheme soojal ajal mängima sellisesse kohta nagu Köster-Köki maja. Et sealt Rakvere teatri lehelt leiab selle, sest mina ka ei teadnud seda kohta ennem, et mulle pakuti erinevaid nagu variantid, kus kohas mängida. See on väga huvitav maja, see on ühe vana koolimaja võimla. Et me ei lähe kuhugile üksikule saarele seda päriselt mängima, aga see vana võimla kuidagi ta mõjub väga huvitavalt seal, et ta annab nagu just nagu ruumiliselt ka võimalust nagu, et kui on üks näitleja laval, siis ta eeldab ka seda, et publik on hästi intiimselt lähedal ja see võimalus tekib selles ruumis, et meil on küll võimla kõrged laed, aga samas me saame publiku hästi lähedale tuua näitlejale, et saabki nagu vaadata, kuidas näitleja reaalselt hingab, kuidas tema, ma ei tea, ripsmekarvad on, näiteks, sa päriselt näed teda nagu, sa näedki teda. Näedki neid tundeid ja emotsioone, mis välja tulevad. Just. Oi, see oli nii äge sissejuhatus sinu projektidesse, et ma ei tea, kas me räägime teistest ka, ikka räägime, ma olen nii uudishimulik lihtsalt. Räägime ikka, sest need on täiesti erinevad, nagu ma ütlesin päris alguses, et nad on nii eriilmelised, kui üldse nagu teatris nagu mõelda saab võib-olla, et aga võib-olla ongi siis võtame, sest ma olen nagu proovide järgi, et mis proovides ma parasjagu lähen, et kui ma rääksin nagu tikudoosi proovidesse, ma olen esimesena, siis pärast seda ma kohe alustan siis, mul on väikene paus seal ausõna, kui mu sõbrad kuulavad mind või lähedased, et ausõna, mul on seal nädalane paus. Kalender on kinni kleebitud. Ja, et seal on väikene nädal, kus on kinni kleebitud kõik. Et Hamleti proovidesse. Hamletiga on mul selline lugu, et sest nagu alguses ju sa küsisid seda, et kuidas see alguse saab, kuidas saab see materjal alguse. Hamletit ma tahtsin teha 7 aastat tagasi. Ja ma tahtsin juba siis, et Sten mängiks Hamletit. Aga siis ei peetud seda nagu kuidagi nagu õigeks hetkeks. Tagantjärele ma vaatan, võib-olla oleks olnud õige hetk, oleks jõudnud mingitest asjadest ettepoole, mis nagu siin ümberringi toimub, et tundub, et Hamlet on kuum teema praegu, et üleüldse nagu maailmateatris ka, et Pariisis esietendus väga lahe, Hamlet sükene väga punk ja teistmoodi on ju nüüd see Hamleti film, mis räägib hoopis siis sellisest Hamleti sünniloost, nagu näidendi sünniloost või ühest võimalikust näidendi sünniloost. Ja siis mul oli juba see ettekujutus, et mulle meeldiks näha, mismoodi Hamlet on Steni käes. Ütleme niimoodi see tegelane. Ja ma olen vist enda sees pikalt maadelnud ühe teemaga, mis on Hamletis olemas. Et see kusjuures kajastub ka natukene Rocco lavastuses. Et Hamlet on ju kangelane. Ta on positiivne tegelane tegelikult. Aga mis on Shakespeare temaga teinud, on see, et ta on pannud ta kahtlema. Ta kahtleb absoluutselt kõiges, nii nagu me inimesed oleme.
meie ise iga päev. Kas ma panen need saapad, kas ma lähen õue, kas ma tohin seda teha, see meeletu kahtlemine, et kõik inimesed kahtlevad milleski. Ja Shakespeare on ka Hamleti pannud kahtlema. Ja kui palju jama sellest tuleb, kui me otsuseid vastu ei võta. Eriti kui sinu käes on väga suured otsused. Et ühesõnaga see on see asi, millega ma enda sees olen palju tegelenud, et kui palju kurja teeb hea inimene. Et sellist universaalset kurjust ei ole olemas, me ei tunne kurjust ära sageli. Et kurjus peitub opositsioonis või teisel pool piiri olekus. Ja see on see, kus mul nagu tundus, et Stenis on kõik need väärtused olemas. Et inimesena, milline ta on, kui empaatiline, kui lahtine, kui avatud. Et Sten Karpov et ta on niisugune huvitav, lahtise, inimesele lahtise, ta on nagu teistele inimestele lahtise südamega mees. Ta, selline näitleja on, väga kihvt näitleja. Ja siis, aga võib-olla Steni koha pealt on just praegu hea aeg. Ma jäin nagu kuidagi niimoodi mõtlema seda, et võib-olla ongi hea. Ja kui ma nüüd siis kodus Ott Kiluskile, minu siis nii-öelda partners in crime, nagu me oleme, et siukene esimene loominguline partner, lihtsalt Otiga nii hea klapp asjade tegemisel, teatri tegemisel. Ja rääkisin talle seda, ja tal oli mingisugune periood siin aasta aega tagasi, kus ta luges meeletult mingid saagasid. Ta loeb üldse muidugi hästi palju, et see ei ole päris normaalne, kui palju ta loeb. Ja ta luges neid taanlaste vägitegusid ja ta ütles, et vaata, siin on nüüd Hamleti alglugu on siin sees, ma polnud kuulnudki. Ja siis, kui ma seda lugesin, siis ma sain aru, et appi, aga see on täitsa teine lugu. Kõik tegelased on ära tuntavad. Kõik on olemas, aga ta räägib hoopis teisest teemast, ta räägib meest, kes ei kahtle. Mitte sekunditki, ta räägib türannist tegelikult. Ta räägib jõhkardist, ta räägib sellisest, kes tapab küsimata, kes võtab, mida ta tahab, võtab selle maa, võtab selle naise, võtab ükskõik, mida ta tahab. Tal pole kõhklust ka. Ja Shakespeare Hamlet on täiesti vastupidi. See on täiesti skisofreeniline olukord. Et räägi nagu põlemisjuttu, täiesti skisofreeniline olukord. On, kas ma olen lõhestunud isiksus. Et ühesõnaga, et sükene, ja said nagu mingid kaks maailma minu jaoks kokku, ja kui ma sain aru, et Ott näeb nagu selles mingit tohutut mänguvõimalust tekstide vahel, siis ma ütlesin, aga palun siis laiendame korra seda vaadet veel. Et see on nagu, sellest on saanud selline dramaturgiline ja keeleline väljakutse praegu Otile. Ja ma palusin, et ole hea vaata korra Stoppardi, Rosenkrantz ja Guildenstern on surnud materjali. No filmi me teame mõlemad väga hästi, me oleme näinud ka siis nagu teatri neid adaptsioone, aga näidendit otseselt kumbki lugenud ka ei olnud. Ja ta sai kohe aru, mida ma mõtlesin. Et mida on vaja veel sealt võtta. Ja kuna meil oli veel kursusega selline juhtum, mõtlen, mul saavad nii palju asjad kokku saavad seal Hamletis praegu, et see on nagu sükene suur imelik kollaaž nagu peas, et meil oli õnn teha selline diplomilavastus oma kursusega nagu Fortinbras Jõiend täis. Ja seal on siis fookus lükatud kirjanik Lovatškil teistpidi hoopis, kes vaatab siis Fortinbrassi poole, kes on Norra prints, kes siis tuleb Shakespeare'i loo nii-öelda paralleellugu, nii nagu Stoppardi see Rosenkrantz ja Guildensterngi. Ja siis seal tuleb Fortinbras, kes tuleb muidu Shakespeare'i lõpus, tuleb, et kes võtab siis, kõik on maha tapetud ja tema võtab siis selle nii-öelda kõike üle. Et see pärandub nii-öelda nagu justkui nagu siis ajaloolise õiguse järgi nüüd talle. Ja ta ongi siis ühesõnaga Fortinbrassi tõstnud nagu hoopis peategelaseks. Ja seal on paar väga kihvti stseeni, täiesti nagu absurdi koomika tipp, ütleme. Et mismoodi Hamlet ja Fortinbras kohtuvad omavahel. Hamlet, kes on skisofreeniliselt kahtlev ja näeb isa vaimu, siis tuleb välja, et Fortinbras näeb ka oma isa vaimu, aga Fortinbrassil on väga tugevad alkoholiprobleemid ja siis mismoodi nad arutavad, mismoodi peaks üldse elama. Et ja need annavad nagu nii terava fookuspunkti nagu praegusesse tänasesse päeva. Ja me jõuame nagu sellise nagu kaaregu, kui Sakso kirjutas aastal 1100 midagi, kirjutas üles need viikingi saagad, nii ütelda,
kus on Hamlet, Keerud, kõik tegelased, prototüübid on olemas, siis mingil hetkel on Shakespeare võtnud, korjanud selle loo ülesse, veel adapteerinud juurde siis oma nii-öelda isiklikud tunded, kahtlused, mis tulevad siis nii-öelda arvatakse, et tulevad tema oma poja siis nii-öelda surmast, ta on pannud need omavahel kokku, on sündinud Shakespeare'i Hamlet, mis on absoluutne nagu siis nii-öelda tüvitekst praeguses nagu kirjanduslikus maailmas ja pöördepunktiks peetakse seda selliseks nagu tragöödia, siis nii-öelda nagu tragöödia mõtestamise pöördepunktiks, kus siis nagu saatus ei määra enam inimese elu, vaid inimene ise, tema seest tulevad need impulsid. Ja see on siis niimoodi 1100, siis on 1600, ütleme ümardatult kuskil seal. Ja siis me hüppame mitu sajandit edasi, jõuame siis Stoppardi ja Glovatškini, et tänapäevani. See kaar on 1000 aastat ja me inimesed oleme ikka muidugi sama lollid. Et see kaar on tegelikult ju selline. Et see nagu filosoofiline pool on minu jaoks selline väga suur põnev ettevõtmine. Ja siin mul on nagu, Ott ütles nii toredasti, nagu ta vahest ütleb hästi kelmikalt ja lõbustatult hoopis, et aga miks ei või teha niimoodi, et võtta lihtsalt oma lemmikkohad näidenditest, panna need risti-resti käima ja muud kui läheb. Päriselt see nii ei ole, aga selline tunne vahepeal tekkis, kui nende tekstidega mängisid, et need tegelased muutuvad vastuoluliselt põnevaks ja tekib selline nagu mingi absurdi tunnetus juurde hoopis tükkis. Sest see on selline nagu just see sisu pool, aga seal on üks nüanss minu jaoks veel, sest mul ju tekkis kujutluspilt ometigi. Mul tekkis tohutult visuaalne kujutluspilt, kuidas ta lugu peab tegema. Ja see on see, mis teeb selle asja suureks võib-olla või eksklusiivseks isegi. Sest me ei mängi seda niimoodi, et publik istub saalis nii-öelda nagu me oleme harjunud, read on üksteise taga. Publik hakkab istuma meie väikese black boxi küüni rõdul. Okei. Ainult rõdul. Nii et sa vaatad kogu etendust ülevalt alla. See ruum, lavaruum on sinust allpool ja sa näed näitlejaid ainult seal, maastikul. Võtate nii palju ruumi ära ju pealtvaatajatelt või ei võta või? Me ei võta pealtvaatajatelt mitte midagi ära, me anname neile juurde. Me anname neile nagu tohutu perspektiivi juurde. Sellepärast seda ilmselt ka mängitakse nii palju, et publikut mahub vähe, aga see pool, mis äkitselt tekib, see vaatevinkel või selline nagu see positsioon, näha seda nagu nii ütelda, kuidas ma ütlen, linnulennul või justkui nagu puu otsast. Et see on hoopis teine vaatepunkt. Nagu jumal taevas maa peale. Just, et ole siis kohtumõistja või ole ingel, kes võib päästa või mõelda teisiti, et seal annab nii palju sellised, see positsiooni muutus vaatajal on minu jaoks selline nagu ruumimäng küll, aga ta annab ka filosoofilise tausta, sest et kogu see mäng hakkab toimuma justkui nagu lagendikul, kuskil võsa vahel lagendikul ja me loome selle teatriruumi sisse. Ja see ongi selline eriline projekt selles mõttes, et ta ehitataksegi teatrisaali üles ja seda ei võeta vahepeal maha. See annab meile võimaluse mõelda tehniliselt keerulisemalt. See annab meil võimaluse nagu luua selliseid asju sinna lavale, mida tavaliselt, kui me peame nii-öelda hommikul ehitatakse lava üles, õhtul peab jälle maha võtma, et järgmine õhtu saaks teist lava ehitada, et see siuke teatav nagu ökonoomsus peab olema. Aga seal nüüd seda piirangut ei ole, et ta annab hoopis teise nagu sellise mängu võimaluse. Et minu meelest on see eriline, ma tahaks ise näha seda juba. Kas sellist asja on varem tehtud ka? Mul ei tule nagu ette, et Endlas oleks olnud. Nii on. Endlas kindlasti ei ole. Seda ma julgen küll öelda. Aga Eestis ka ma ei tea, kas on tehtud võib-olla, aga võib-olla kuskil on. Ma arvan, et maailmas kindlasti on. Aga see mõte tekkis mul, ma arvan, 15 aastat tagasi juba. 15 aastat tagasi ma istusin seal Endla teatri rõdul. Ma olen circa 18 aastat või 17 aastat, mul lugemine sassis. Issand 18 vist ikka, 18 aastat olnud Endla teatris ja ütlen, circa 15 aastat tagasi üsna, ma olin näitleja alles, kui ma vaatasin seda, mõtlesin, et ma tahaksin mängida lavastuses, kus kohas publik vaatab mind ülevalt alla ja ma arvan, see on tantsulavastus. Mul ei tunne, et see on tantsulavastus. Aga täna ma tean, et see ei pea olema tantsulavastus. Kui suur unistaja sa oled?
Et kui sa ütled, et sul on ikkagi mõned mõtted juba olnud 15 aastat tagasi ja mõni nagu 7 aastat tagasi, no siis see peab ju olema nagu mingine sisemine leek, mis on sind selleni viinud. Ma vist olen pragmaatiline unistaja. Mulle vist tundub, et ma unistan asjadest, mis nagu päriselt on ka võimalikud. Ma ei unista sellest, et ma saaksin minna Marsile. Seda ma näiteks ei unista. Minu jaoks tundub see utoopiline. Aga ma unistan realistlikest asjadest, vist hästi lihtsatest asjadest, et ma ei tea, et saaks uue vaiba või saaks kasvuhoone korda või ma tegelikult unistan lihtsatest asjadest just nagu igapäevaelus. Aga kui ma unistan loominguliselt, siis ma unistan alati sellest, et ma nagu ikkagi mõtlen alati enda jaoks läbi, et mida see minule annab, mida ma siin proovin, mida ma siin teada saan. Ja vahest võivad tunduda minu valikud teistele sellised, et issand, miks ta seda tahab teha. Aga mul on seal mingisugune muu oma kujutluspilt olnud või või on seal olnud ka võib-olla mingi suhe mingisse asja või teemasse. Et ma ikkagi unistan. Ennem on unistus ikkagi. Ja ma ikkagi liigun unistuse või kujutlus. Mulle vist meeldib sõna kujutluspilt rohkem kui unistus. See unistus on vist natukene roosa ja siukene vahuline, aga see kujutluspildi suunas liikumine, kuule, siis mul tekib see tunnel nägemine, ma arvan. Mulle väga meeldis see väljend pragmaatiline unistaja. See ongi nagu kujutluspildi poole liikumine. jah, vist küll. Aga Raim? Jah, no nii. Ma pean nüüd jälle ütlema, et see pragmaatiline unistus oli ikkagi nagu tükk aega tagasi. Aga seal on selline asi selle Raimond Valgrega, et seda on väga hästi Eestis juba tehtud. Raimond Valgre film on meil. Ja väga hea dokfilm on. Ja minu meelest on issalt suurepärane lavastus oli Kilvetil Valge teekutse. See on tõesti midagi sellist, et ma vaatasin selle nüüd, issand jumal, kas mingisugune üle poole aasta tagasi ma vist vaatasin selle ERR-i arhiivist uuesti üle. Ma ei olnud seda näinud, ma natukene noor selle jaoks, et sellel ajal teatris käia. Ja ta on nii kaasaegselt tehtud Kilvetil ja ta on väga-väga hea. Ja Raimond Valgrest on väga palju nagu räägitud just, kui kõik on selge, kui tundub. Aga ma sain aru, et ei ole. Et ei ole, sest et Raimond Valgre on üks asi, mis tal on see, et tema muusika kuulub meie nii-öelda muusikalise emakeele juurde. Ta on midagi sellist, mida me oskame kaasa ümiseda. Kui oli laulupidu sellel aastal ja laulupidu viimased laulud olid koos juba kõik ära olnud, ka need nii-öelda mitteametlikud lisapalad, mis iga kord on, siis esimene laul, mis võeti, oli Raimond Valgre Helmi. See on esimesed asjad, impulsid, mis tulevad. Ta on kuhugi meile juba niimoodi nüüd äkki sisse nagu kirjutatud see muusika. Aga Raimond Valgre lugu, et miks teda teatris teha, miks mitte siis lihtsalt muusikat teha, on osaliselt minu jaoks jutustamata. Sest Raimond Valgre Sinilind, tema laul on ju ka Sinilind, eks ole, eks? Sinilind on Pärnu linn. Et see nüüd väga patriootlikuks see jutt ei läheks, siis ma üritan seda lahti mõtestada, et Raimond Valgre jaoks paistis olevat Pärnu koht, kuhu ta tuli põgenema, kuhu ta tuli puhkama. Siin on esimesed pildid, mis on teada, Pärnus on 38. aastast, 38, 39, see on enne sõda. See oli see periood, kui Pärnu linn hakkas valmis saama, kui tähistati Pärnu kuurati 100-aastaseks saamist. Olid valmis saanud kõik rannaalad, rannasalong, rannahoone, suur sild, kõik asjad, et ta kõik, terve linn, terve Eesti valmistus Helsingi olümpiamängudeks. Terve Euroopa pidi sõitma läbi Pärnu. Ja muusikud, kultuuriinimesed, kõik olid ülierksad sellel perioodil. Kui hästi palju tõlgendatakse Raimond Valgre lugu selliselt, et Raimond Valgre oli muusik, kes heideti Heliloojate liidust
justkui välja, tema muusika keelati ära ja tal ei olnudki mitte mingisugust muud tal ei olnudki mingisugust võimalust enam nagu elatist justkui teenida. Küll räägitakse sellest, mismoodi ta sõda temaga käitus, mismoodi see hävitas inimesed, ta aitas paljusid inimesi ja kõik see pool. Ja jääb jällegi see sama, et nendel samadel momentidel, kus kohas me räägime, mis temaga juhtus, tuli ta põgenema Pärnusse. Siin on olnud tema turvapaik justkui. Ja see on midagi taolist, mida ei ole käsitletud. Ei ole käsitletud tema sellist nii-öelda ka negatiivsemaid pooli. Me nagu idealiseerime teda väga palju. Et õrn ja habras kunstniku hing. Aga ta oli ikkagi omal ajal, kui ta siin Pärnus, või mitte ainult Pärnus, vaid ka kui ta oli ikkagi tippvormis enne sõda, ta oli ikkagi selle aja popstaar. Ta oli midagi sellist, kellega mina ei oleks emana tahtnud, et minu tütar välja läheks. Sa ei lähe mingisuguse sellise, ma ei tea, bioloomaga välja. Ta ei ole korralik inimene. Minul oleks pigem olnud emana see asi. Et meil see tunne, et nagu tohutult ilus eledas valges nii-öelda südamete murdja käis ringi, aga mis see südamete murdja päris inimestele tähendab? Et see on hoopis midagi muud. Ja minu meelest tuua ikkagi nagu Pärnusse kohale sellesse kohta nagu Pärnu kuursaali õue peale, kus kohas Valgre päriselt mängis läbi aastate. Ta on vist ma nüüd ajan segamini, kas 5 või 7 suve on teada. Ma nüüd praegu ajan segamini, et igal juhul neid on rohkem. Alguses ma arvasin, et on 3 suve ainult. Siis tuleb järjest välja, ta käis ka laskurkorpusega siin Pärnu Endlas, vanas Endla juures, kui Endla oli tegelikult nagu juba nagu lagunenud, aga see asenduspinnal ta käis siis esinemas. Ta on käinud just nimelt nagu hiljem ka muidugi siin nii-öelda haavu lakkumas ja nii edasi. Et see on tema pelgupaik olnud. Siin ta põgenes ka oma ema eest. Et keda on ka nagu peetud ikkagi ema kui selline, tema nagu hoidja ja kaitsja, kes igal hetkel seda ka, aga ka väga tugeva ema kontrolli all olev loovisik. Ja tuua nüüd tagasi need momendid siia uuesti Pärnu suvesse, mulle tundub, et selles on midagi sellist, mida inimesed vajavad, sest tema muusika ja see tema lugu pakub lohutust. Ja mulle meeldib üks mitte nipp, aga üks nüanss, kuhu me jõudnud oleme, et me oleme jõudnud sellesse, et see Raimond Valgre lugu hakkab meile jutustuma vaataja jaoks tagurpidi. Et me alustame nendest valusatest aastatest, kus tal ei olnud enam sõpru, kus ta sai tappa, kus ta ei olnud enam atraktiivne, kus ta jäi täitsa üksinda, kus ta mängiski siin Siimu silla juures põhimõtteliselt söögi eest, viina ja kala eest, eks ole, muusikat. Et me alustame sellisest poolest peale. Siis me liigume aega, mis on veel enne sõda, kus on Raimond Valgre on pannud Pärnu jaoks eraldi oma esimese ansambli kokku, kus on tegemist suure ambitsioonika mehega, kes näeb põhimõtteliselt, et ta on võimeline isegi poriorkestrist nagu võib-olla ette minema, kui ainult tööd, harjutada, pühendumist, kõike seda, see printsipiaalsus temas hoopis, juhi tüüp, et sellist juhi tüüpi me ei ole üheski käsitluses veel näinud tegelikult, aga me räägime noorest inimesest, me räägime ikkagi 30-aastasest mehest sellel hetkel, et tal on elu ees, mees, kes veel viina ei joo, kellel ei ole mitte midagi halvasti, kes paneks, mida iganes, andke võimalus. Ja siis me jõuame sellesse boheemlaslikku aega, kus on 39. aastal, kus põhimõtteliselt ma arvan, et võib ütelda, et vabameelsemat linna kui Pärnu ei ole olemas. Siin oli nagu kõik võimalik. Ma räägin ajastu põhiselt loomulikult. Et siis on tegemist ju 25-aastase mehega. 25-aastane mees on ju, ta on ikkagi nagu roos rannaliival sellel hetkel. See on ainult nagu, kui me rääkisime siin unistamisest, võt sellel hetkel ikkagi on, ta on nagu unistus tema ümber, et ta on noor inimene, kelle meeldib rumalusi teha, kellele meeldib öösiti pööningule ronida või kuskil süstaga mere peale minna, et kusagil tüdrukutega rannas palli mängida, et see on täiesti teine Raimond Valgre kui
kui see, mis kuvand meil sellisest kurvameelsest loomingulisest heliloojast on, et need on täiesti erinevad Raimondid. Et see 3 korda nii-öelda erinevas nagu võtmes tulek on, minu meelest on see nagu võrratult lootustandev, sest see annab meile selle võimaluse, et me vaatamegi, et meie käes on väga palju ära teha. Et kui me oleme noored, siis tuleb usaldada seda oma kujutluspilti, tuleb lennata, ja mis kõik oleks võinud olla, muidugi see on ka, aga see sama, ikka meie endi kätes on see asi. Tahaks kohe mitu vahekommentaari, ma tahaks sulle nii väga praegu peeglit anda, kuidas su silmad säravad, sa oled nii nagu selle sees, see on nii äge hetk, et mul on nii kahju, et ma ei saa sul praegu pilti näidata, või nüüd nagu peeglit näidata, eks ju. Aga teine küsimus on, kui palju oli sinu jaoks Raimondis sellist täiesti, ma isegi ei teadnud temast selline külg nagu olemas on, et nagu sa tõidki välja, meil on temast ikkagi süke romantiline ja lõpuks ikkagi selline nagu haiget saanud inimene, eks ju. Aga me tänase päeval ikkagi teda kui inimest ju ei tea, meil on ainult lood temast, mida me arvame temast teadvat, eks ju. Et kas oli midagi sellist, mis tuli sinule endale täiesti sellise, wow, et seda ma nüüd tõesti nagu ei teadnud varem? No minu jaoks oli seal palju sellist ikkagi tegelikult, et see kogus artikleid, analüüse, intervjuusid, mingid vanu saateid, raadiosaateid, salvestisi, loomulikult Ojakääru raamat Valgrest, kirjavahetus Niinaga, see mass nii-öelda nagu materjali, mida tuleb nagu läbi töötada ühe eluloolise asja jaoks, see on meeletult suur. Ja see lünkade täitmine on ju interpretatsioon omakorda. Ja kui ma mõtlen, mis need konkreetsed asjad nüüd olid, mis ma teada sain, neid oli nii palju, et ma tõesti ei oska nagu isegi välja tuua, et näiteks selline asi, ilmselt need vanad armastuskirjad, seal on Liis Tapo mängib seda Alice Faylettit, ma isegi ei tea, kuidas seda hääldatakse, sest tegelikult oli tegemist ju prantsuse juurtega tütarlapsega. Äkki on Alice Fillet või midagi siuke Fillet või midagi taolist hoopis on ju. Siis kogu aeg on jäänud nagu kuvand nii filmi järgi kui kõige muu järgi, et ta jättis Raimondi siin maha ja põgenes siis nii-öelda nagu Rootsi. Aga ta ei teinud seda. Ta jäi Pärnusse. Ta oli Pärnus taustal kogu aeg olemas, kui Raimond siin edasi käis. Ta läks ema ja oma õega apteeki tööle. Nad töötasid apteekritena, Alice'il tekkis siin oma kavaler hoopis. Et see kihlumise teema, kas see seal nüüd oli või ei olnud, ma ei tea. Et ikkagi ilus on mõelda, et oli, eks ole meil. Et ja siis on valus mõelda, et ära lõppes. Aga ma arvan, et siin on ikkagi palju seotud sellega, et miks Raimond Valgrel selliseid sügavaid ja kestvaid romantilisi suhteid ei tekkinud. Kõige tugevam suhe ilmselt oligi hoopis Niinaga. See kirjavahetus Niinaga on muidugi väga valus lugemine, sest teades, mis ta elus samal ajal toimus, milliseid õhulosse ikkagi inimesed on võimelised enda ümber looma, et see on ikkagi võimas. Enesepettus on väga-väga suur nagu võimalus, aga selle armastuse nii-öelda nagu püsiva suhte nii-öelda puudumine, mulle tundub, et see on midagi loomu omast võib-olla sellele inimesele. Et ta ei olegi võimeline ilmselt olema päriselt abielulistes suhetes. Et ma ei tea, kas see nüüd on päriselt füsioloogiline see võimetus, aga või on see emotsionaalne, võib-olla see on kombinatsioon, võib-olla see on siis see sõltuvussuhe oma emaga, hoopis tänasel päeval pannakse sellele ilmselt mingi konkreetne diagnoos juba, aga see on minu jaoks oli see nagu üllatus, võib-olla see emotsionaalse poole pealt, et ta ei olegi võimeline. See on nagu see enda jaoks mingisugune avastus. Talle meeldib mõte olla armunud,
talle meeldib seda tunnet taasprodutseerida korduvalt ja korduvalt. Võib-olla ta on nii sügavat armumist tundnud väga noores eas ja ta tahab seda kogu aeg taas luua, et see on huvitav psühholoogiline nii-öelda nagu analüüs seal all, et aga võib-olla üks asi, mis oli minu jaoks ikkagi päris suur üllatus, avastus, ilmselt nagu muusikainimesed nagu enamik teavad seda, tegelikult ma julgeks isegi öelda, et 2 väga suurt avastust, et kes kirjutasid alla sellele dokumendile, mis põhjusel keelati ära Eestis džäss. Ja see dokument, seal all on sellised nimed, et täiesti kõik on ülikuulsad, väga armastatud heliloojad Eestis. Ja põhimõtteliselt saab ütelda, et nemad tõmbasid nagu ka ju joone siis nii-öelda nagu Raimond Valgre elule alla mõnes mõttes. On üks variant, kuidas seda tõlgendada. Või siis see, et nende lähedane sõprus teise Pärnu kuulsa heliloojaga Valter Ojakääruga. Kuidas see tekkis, kui Valter Ojakäär oli alles koolipoisike. Et juba see nüanss näiteks on seotud Pärnuga ja selline tore seik, mida meie saame oma loos näiteks mängida läbi. Et sellist käsitlust ma ka ei ole kusagil veel näinud. Aga neid nüansse on veel ja veel ja veel, et ma ütlen, et siin see näitlejate seltskond, kes siia nüüd ka on tulemas siia Pärnusse mängima, et need on ju kõik Eesti teatri noorema põlvkonna supertegijad lihtsalt, et väga äge punt on tulemas nii-öelda mängi. Ma juba ootan tegelikult seda kohtumist, et mul ongi nüüd sellel pühapäeval nüüd, mis tuleb, mul täitsa esimene nii-öelda kohtumine nendega nii-öelda nagu siis loomingulises mõttes, et me juba istume maha ja loeme teksti. Nii palju ägedat on ees ootamas, et ma ei jõua enam ära oodata. Täna me siin keset talve, aga hea küll ootame selle suvega ära. Sa oled hästi äge inimene, tohutult suure teadmiste pagasiga, sihikindlusega ja nii edasi. Miks sa oled jätkuvalt nagu heas mõttes, küsin seda Pärnus? Pärnu on ametigi nii pisikene, et ja ametigi ei tea, kas siin on neid võimalusi kõiki, et kas sa oled ka mõelnud vahepeal kuhugi hoopis suuremasse linna minna ja ma millegipärast kahtlustan, et sul on neid kutseid tulnud, küll siiapoole, küll sinnapoole, et mis on see, mis on sind jätkuvalt Pärnus hoidnud? Ma ei tea, ma vist pean niimoodi vastama, et jaa, kõik on õige, nii ongi. Et jah, et on kutsutud, olen käinud projekte tegemas ja ilmselt lähen veel, käin ära kogu aeg. Aga mul ühe klassiõega Gustav Adolfi päevilt, siin kohtusin siin mõned päevad tagasi alles. Ja talle ma ütlesin sellise lause ja ma arvan, et see on 100% õige. Et Pärnust vaadates tundub muu Eesti väga lähedal. Kui ma olen näiteks Tallinnas, siis muu Eesti tundub nii kaugel. Need on väga ägedad mõtted, millega täna kokku võtta. Suur aitäh sulle, Kaili, ja siis kohtumisteni teatrisaalides või siis saalidest väljapool. Just igal pool, kus teatrit tehakse. Aitäh. Aitäh.